Austatud kohalviibijad, head sõbrad! Täna kuulsin ma esimest korda elus Eesti pealinnas õhuhäire sireeni. Aeg on selline. Venemaa agressioon Ukrainas kestab juba 4. aastat ning sellega seotud julgeolekuolukorra järsk pingestumine on järk-järgult toonud kaasa tajutava nihke ühiskonna tegevustes ja aruteludes. 5 aastat tagasi oleks ettepanek rajada igasse Tallinna kortermajja varjumiskoht kutsunud esile vähemalt kulmukergituse, kui mitte süüdistuse paranoias. Aga just sellist plaani asume me peagi nõudlikult Tallinnas realiseerima. Julgeolekukriis on reaalne ning meie iseolemise kindlustamiseks mitmel tasandil tehtav töö on muidugi hädavajadus. Seda võimendab ka meie liitlase USA ettearvamatus, mille tulemusena on meilt võetud kindlus, et kriitilisel hetkel ei istu meie liitlane laua taga hoopis meie vastasega ning Eesti on menüüs. Ma tean, et paljud poliitikud ja ühiskondliku arvamuse kujundajad püüavad seda ebamugavat mõtet oma peast tõrjuda. Selline hoiak on uinutav ja ohtlik, sest kõige vähem saab Eesti rahvas lubada endale võlts turvatunnet. Vaadates Trumpi laamendamist rahvusvahelise korra portselanipoes, tema positiivset elevust suhtluses Putiniga ja ka ettearvamatust on siiski enamik Eesti inimesi aru saanud, et julgeolekuolukord meie piirkonnas on jäädavalt muutunud ning nähtavas tulevikus peame arvestama oluliselt suuremate geopoliitiliste riskidega, kus eksimise krediiti meie riigil ei ole. Nagu Lennart Meri ütles 2001. aastal Arnold Rüütlile ametiketti üle andes, eksituste lõtk on Eestil väike või koguni olematu. Eesti riik ei tohi teha vigu ja Eesti rahvas ei tohi teha vigu. Turvatunne on inimese emotsionaalne baasvajadus, mistõttu mõjutab tänane ühiskondlik ohutunne muidugi meid kõiki. Osasid motiveerib veetma nädalavahetusi Kaitseliidu õppustel, osasid motiveerib aga välja võtma pensionisammast, et osta kinnisvara teise riiki. Paljudel põhjustab aga lihtsalt ängi, mida nad ei oska positiivseks energiaks pöörata. Ja muidugi on tänasel ühiskondlikul õhustikul ka oluline mõju avalikule debatile. Meie demokraatliku arutelu keskmes on täna julgeoleku kindlustamine, mis on igati õige ja vajalik. Selles vallas on palju tehtud, aga lühikese aja jooksul veel teha üksjagu. Ent lisaks legitiimsele debatile julgeolekust on üheks seaduspäraks sellistel hetkedel sarnaselt kõlav, aga sisult fundamentaalselt erinev nähtus. Avaliku ruumi julgeolekustamine. See fenomen ei puuduta niivõrd arutelu sisu, kas kaitsekulud on näiteks prioriteetsemad kui teatrite rahastamine, vaid rohkem selle vormi. Kompaktselt defineerides on julgeolekustamisel 2 komponenti. Esiteks, selle protsessi alguses on kõnetegu, retooriline akt, et riik ja rahvast ähvardab hädaoht, mistõttu on tegemist erakorralise ajaga, mil rahuaja poliitilised ja demokraatlikud protsessid tuleb kas tervikuna kõrvale lükata või neid oluliselt köndistada. Otsuseid tuleb langetada reaalajas, kiiresti, resoluutselt. Pikema kaalumisega ei ole mahti tegeleda, sest vaenlane ei maga ja kuniks me siin kaalutletud konsensusdemokraatiat viljeleme, on meiega kõik. Teiseks, kuna oht tundub suur ja aega ei ole, siis kõik need, kes ei nõustu kas diagnoosiga või raviga, ei ole meie poolt. Ja kui varitseva julgeoleku olukorras ei olda meie poolt, siis ollakse me vastu, ollakse vaenlase poolt. Ja nii seataksegi kahtluse alla kriitiku lojaalsus riigile. Selle olukorra võtab hästi kokku Artur Alliksaare read luuletusest Õhtute kollane tolm. Kiiresti, kiiresti, kiiresti. Kuhu siis ruttad ka, rahutu rahvas? Kurat teab, eks pärast näe, praegu pole aega aru pidada. Ajalugu õpetab meile julgeolekustatud ühiskondade haavatavust poliitilisele manipulatsioonile, kus veel hetk tagasi mõeldamatu saab poliitilise üleskütmise tulemusena brutaalseks reaalsuseks. Rwandas said teise etnilisse gruppi kuuluvatest naabritest tarakanid, keda matšeetidega nottida, kusjuures tapatalgud olid jõhkramad nendes piirkondades, kuhu ulatusid raadiolained. Prantsuse revolutsiooni ajal panid vendlust ja vabadust kuulutavad revolutsionäärid toime massimõrvu ning Saksamaa demokraatia lõpetati ikka selleks, et sakslasi sisevaenlaste eest kaitsta.
Vähem ekstreemsemal kujul toimub see ka tänapäeva arenenud demokraatiates. Näiteks selle sajandi alguse koletud terroriaktid nii Euroopas kui USA's tõid mitmes riigis kaasa kiirkorras menetletud julgeolekuseaduste pakette, kus asutustele anti täiendavaid õigusi ja selle vastuolijad neid süüdistati terrorismi toetamises. Hiljem, kui ühiskondlik temperatuur on normaliseerunud, on mitmed neist meetmetest ebademokraatlikena tagasi võetud. Värsked näited Eesti hiilivast jälgimisühiskonnast lausa seadusliku aluseta lähevad samasse kategooriasse. Keerulises olukorras, mil inimesed otsivad oma juhtidelt turvatunnet, tekitab ühiskonna julgeolekustamine hoopis ängi juurde, kuna reaalsetele ohtudele, mis on päriselt olemas, lisandub ka võltsvaenlaste otsimine endi seast ning sellisena ka ühiskondliku usalduse lõhkumine. Eestis näeme julgeolekustamisega seotud dünaamikat kõige selgemalt viimasel ajal valimisõiguse küsimuses. Poliitikutel õnnestus juhtida avalik diskussioon tegelikult julgeolekuohtudelt kohalike valimiste valimisõiguse küsimusele, millega seati kahtluse alla terve ühiskonnagrupi lojaalsus, vaatamata sisulistele eksperthinnangutele ja uuringutele, mis kinnitasid, et kodakondsuse ja lojaalsuse vahel ei ole lineaarset seost, et valimisõiguse teostamine kohalikul tasandil ei oma mingit rolli Eesti julgeolekus, ja et suure hulga kaasmaalaste poliitilisest protsessist eemaldamisega võime me hoopis reaalseid riske suurendada. Selles küsimuses kadus kiiresti ratsionaalne arutelu ning asendus lihtsakoelise poolt või vastu valikuga, kus loomulikult ainult üks valik on õige. Ja tulemuseks on esmakordne põhiseaduslike õiguste piiramine taasiseseisvunud Eestis, mis võeti vastu, nagu julgeolekustatud küsimusele omane, kiire loomulisena. Loomulikult ei ole võimalik edukalt julgeolekustada iga teemat. Selleks peavad olema vajalikud eeldused, mis lähtuvad laiematest sotsiaalsetest suhetest. Võtmeküsimuseks on siin sotsiaalne distants. Ohuks saab tembeldada neid, keda me ei usalda, keda me ei tunne, kelle vaatenurk on meile võõras. Sellises olukorras ei suuda me näha asja teise inimese perspektiivist, meie empaatia tema olukorra suhtes on piiratud. Siin saalis on palju inimesi, keda ma tunnen isiklikult. Kui keegi püüaks öelda, et keegi neist on ohuks Eesti riigile, hakkaks ma naerma. Ma tean, et see ei vasta tõele. Keerulisem on juhul, kui jutt käib ühiskonnagruppide kohta, kes on mulle võõrad, kellega mul on vähe ühist ja kelle elutee erineb märkimisväärselt minu omast. Teame näiteks uuringutest, et kui eestlase käest küsida, kas ta usaldab venekeelset tallinlast, keda ta isiklikult teab, siis vastus on ülekaalukalt jaatav. Aga kui küsida, kas ta usaldab venekeelseid kaaslinnalasi üldiselt, vastab suur osa eitavalt. Ja siit me jõuame ühiskondliku ebavõrdsuseni. Kui inimeste vahelised kontaktid on piiratud, kuna nad elavad erinevates piirkondades, ei räägi sama keelt, käivad erinevates koolides, töötavad erinevates kollektiivides, külastavad erinevaid kultuurisündmusi, on tulemuseks madalam sotsiaalne usaldus. Tihtipeale taandame me ebavõrdsuse küsimuse sissetulekute ebavõrdsusele. Aga ühiskondliku usalduse kontekstis on olulisem kontaktide ulatus ja nende kvaliteet. Nõnda saame öelda, et julgeolekustamiseks vajaliku pinnase loob sotsiaalne ebavõrdsus, mis kriitilistel ajahetkedel võib kujuneda ka julgeoleku küsimuseks, päris julgeoleku küsimuseks. Tallinna linnal on selles oluline roll nii selle probleemi juurpõhjuste kui ka lahenduste osas. Eesti pealinna on koondunud ühiskonna suurim jõukus, aga koos sellega ka suurim ebavõrdsus. Aastakümneid segregeeritud haridussüsteem on loonud 2 kõrvuti elavat, aga nõrgalt seotud keelelist kogukonda. Meil on nii Eesti parimad kui ka Eesti nõrgimad koolid ja õpitulemuste ebavõrdsus kasvab. Ebapiisavalt oleme mõtestanud ka ebavõrdsuse ruumilist aspekti. Tallinnas on palju demokraatlikku kõigile tasuta kättesaadavat kvaliteetset linnaruumi. Ent siingi on aastakümnete süsteemitu linnaplaneerimine ning iganenud elamupoliitika toonud kaasa geograafilise segregatsiooni hoogustumise. Viimase aasta jooksul oleme viinud ellu mahukat Tallinna juhtimise reformi, muutes linnajuhtimist läbipaistvamaks, süsteemseks ja pikaajalist tasakaalustatud arengut toetavaks. Selle juures ma tihti mõtlen, kuidas anda meie inimestele keerulisel ajal vajalik kindlustunne,
leevendada ühiskonnas domineerivat muret. Ja minu vastus koosneb 3 osast. Esiteks, me tegeleme Tallinnas reaalse julgeolekuga. Koostöös riiklike asutustega loome laiapõhjalist elanikkonnakaitseplaani, mida me asume peagi realiseerima. Oleme loonud linnaasutuste kriisiplaanid, ülelinnalise kriisivaru, panustame hädavajalike teenuste toimepidevuse tagamisse, asume toetama korteriühistud nende kriisikindluse suurendamisel. Teeme seejuures ka rahvusvahelist koostööd, et võtta tarvitusele parimad praktikad ka teistest linnadest. Teiseks, käsitleme vastutustundlikult julgeolekustamise riskiga teemasid, vältides polarisatsiooni ja pakkudes tegelikke lahendusi. Enamik teist ei ole kuigi palju kuulnud eestikeelsele õppele ülemineku raskustest pealinnas. Neid raskuseid on ja mitte vähe, aga me hoiame fookust rangelt hariduspoliitilistel lahendustel, kuidas praktiliselt aidata koole, lapsi ja nende vanemaid selles keerulises protsessis. Kolmandaks, me tegeleme sellega, et vähendada sotsiaalset ebavõrdsust ja edendada kontakte erinevate ühiskonnagruppide vahel. Parandame avalike teenuste kättesaadavust. Meie kooli- ja lasteaialapsed saavad nüüd käia tasuta õppekäikudel kultuuriasutustes, toetame täiendavalt noortesporti, soodustame eriemakeelega laste ühiseid treeninguid ja huviringe, oleme laiendanud sotsiaalset turvavõrku ja töötame välja koolikorralduslikke mudeleid, et luua päriselt ühtne haridussüsteem. Loomulikult on ebavõrdsuse vähendamiseks vaja teha mõõtmatult palju rohkem, kui me oleme aastaga jõudnud. Tõsise tuleviku vajadusena näen ma tänapäevase elamupoliitika väljatöötamist, et Tallinnas töötav õpetaja saaks lubada endale kodu pealinnas ka 10 või 20 aasta pärast. Need on tegelikud vastused meie ees seisvatele probleemidele ja on meie kõigi ühine vastutus töötada just selliste pikaajaliste lahenduste nimel ja teiselt poolt protesteerida teravalt nende küüniliste julgeolekustamise katsete vastu, mis meie linlasi üksteise vastu keeravad. Nagu Juhan Ulfsak kunagi meeldejäävalt ütles, me peame tegema seakisa, kui kellelegi liiga tehakse. Head kuulajad, homme tähistame 777 aasta möödumist päevast, mil Tallinn sai Lübecki linnaõigused. Selle pea 800 aasta jooksul on meie pealinn elanud üle erinevaid, ärevaid ja raskeid aegu ja suutnud mitte lihtsalt püsima jääda, vaid säilitades oma ajaloolist eripära, kujuneda üheks Põhja-Euroopa edukaimaks linnaks, Euroopa pealinnaks. Linnaks, millega inimesed nii Eestist kui ka mujalt maailmast tahavad oma elu siduda. Linnaks, mis väärtustab mitmekesisust ja on mõnus paik kõigile oma elanikele. Linnaks, mis on rahvusvahelise haardega, aga samas nii koduselt oma. Need on tugevused, mille tõttu on mul kindlus, et targalt toimides ja ühiskondlikku solidaarsust hoides tuleme ka praegusest keerulisest olukorrast välja tugeva kogukonnana, et asuda vallutama uusi tippe Tallinna arenguteel. Soovin meile kõigile ilusat Tallinna linna sünnipäeva. Suur tänu, Tallinna linnapea härra Jevgeni Ossinovski.